Rõõm. Ma teen väikse põhjalikuma tutvustuse teile mõne aja pärast ka, aga loome natukene fooni selleks EID paneeliks, et miks me selle üldse valisime täna. Tundub, et asju juhtub, isegi eile õhtul juhtus midagi. Kalev võib-olla saab seda nagu meile selgitada, mis eile õhtul juhtus. Peaaegu, et jah. No võtame nii, et juhtub kodus, juhtub Euroopa Liidus ja juhtub maailmas ja täna me sellest tunni aja jooksul siis ka räägime. Võib-olla sissevaatuseks, kuna me oleme selles, ütleme, e-eestluskeskus elab selles EID võtmes sellisest ajaloost tänapäeva raamistikus ja meil on päris palju huvitavat infot selle kohta, et võib-olla iga päev, kui te oma erinevat elektroonilist identiteeti kasutate, te ei mõtle selle peale, et kui kaua me seda oleme kasutanud ja võib-olla mingi statistika peale, siis võib-olla natukene sissejuhatuseks infot, et tegelikult meil on see väärtuslik vahend kasutusel juba 20 aastat. Et sellel aastal sai 20 aastat sellest. Ja me võtsime selle ju ajalooliselt üle, et see ei ole eestlaste leiutis, eks ju, et me võtsime selle üle oma põhjanaabritelt. Aga eestlaste otsus oli see, et me paneme selle kohustuslikuna inimestele kasutusse, anname kasutusse. Võib-olla te mäletate ka seda nalja, me ise teeme seda oma esitlustes Eesti briefingutes ka, et alguses oli selline nagu väga kallis autoaknalt jääkraapimise vahend. Aga ühel hetkel hakkasid juurde tekkima ka teenused, ehk siis see muna-kana küsimus on, et kas on ennem teenus ja siis nagu vahend, millega sa selle juurdepääsu tekitad või on juurdepääsu vahend ja siis on teenus, et see kestis nagu mõnda aega. Aga ka siis saadi sealt minema. Ja võib-olla ka mäletate seda, et e-residentsuse programm 2014 aastal, kui see esimest korda välja käidi, et see oli ka siuke what? Et milleks, kellele, et mis me hakkame nüüd veel kallimaks oma e-riigi arendust tegema, eks ju, et küsimusi oli palju. Aga mis tänaseks sellest tükikesest plastmassist saanud on ja e-residentsuse programmist, et näiteks eelmise aasta seisuga on antud välja 1,4 miljardit digiallkirja ja 99% eestlastest omab seda kaarti. Ja residentsuse puhul, kui te nagu jälgite uudiseid ja siis tegelikult selle business case on päris hästi ära tõestatud. 2 fakti, et e-residentidest on tänaseks saanud Eesti suuruselt teine linn. Esimene jätkuvalt on veel Tallinn, aga vaatame, millal see rekord lüüakse. Ehk siis üle 93 450 e-residendi on maailmas. Tartu on 3. Ja sedama tulu-kulu poole, et selle aasta arvutuste näite siis, et 1 euro sisse pandud programmi toob 6 eurot tagasi. Ehk siis ma arvan, et sellega on nagu päris hästi. See on minu lühike sissevaade või ülevaade siis sellest, et mis see digitaalne identiteet sellises võtmes, nagu meil ajalooliselt on endast kujutanud. Aga nagu Maris ütles, küsimusi, tõstke käsi püsti, vahepeal ootame siin paneeli vahel või siis ka lõpus. Annan oma mikrofoni selleks. Aga saame panelistidega tuttavaks. Mul on taas hea meel oma 2 endise kolleegiga siin paneelis istuda traditsiooniliselt. Ehk siis Lauraga me töötasime majandusministeeriumis päris pikki aastaid koos ja Laura oli õigusnõunik seal, aga nüüd juhib Laura hoopis ühte eraettevõtet, on väga uhke insener. Ehk siis Proud Engineers tegevjuht. Võime jälle plaksutada. Siis minu endine kolleeg majandusministeeriumis Madis Ehastu. Madis, millega sa tegelesid majandusministeeriumis? Euroopa Liidu asjadega. Väga hea, ta tegeles Euroopa Liidu asjadega siis ja ta tegeleb Euroopa Liidu asjadega praegu. Madis on Eesti lähetatud riiklik ekspert Euroopa Komisjonis DG Connect. Võib plaksutada. Võib plaksutada. Ja Kalev Pihl on nii legendaarne inimene, et teda puhul nagu väga pikka sissejuhatust ja selgitust tegema ei pea. Sa võid olla ka üks nagu EID isadest, need on mitmeid Eestis, eks ju. Emasid on ka seal kindlasti, aga sa oled kindlasti üks. EID on vallas laps tegelikult. No ta on niisugune jah, kõigi hooldada. Aga praegu ja väga kaua aega tegelikult sa juhid ettevõtet nimega SK ID Solutions. Nii, plaksutame ka. Soojendusküsimus. Alguses oli mul soojendusküsimus 1, aga kuna eile õhtul oli ka olukord, siis ma küsiks tegelikult 2 ja see 2 küsimust tuleb siis Kalevile. Esimene küsimus on Kalevile. Mis siis eile õhtul juhtus? Eile oli pikk tööpäev, kui mina vaatan, mis eile juhtus. Ei saanud koju minna õigel ajal. Hästi lühidalt võib öelda, et infosüsteemid koosnevad komponentidest, need komponendid lähevad mõnikord katki ja siis, kui sa neid hakkad
asendama nendega, mis on asendamiseks mõeldud, siis võib juhtuda, et tuleb hirm peale, et ei või sellega asendada, mis kättesaadaval on. Nii ma vist kuskil Geenu sellega kommenteerisin, et meie see taastamisvõimekuse suuremaid muresid on alati see, et midagi, absoluutselt mitte midagi ei tohi kaduma minna. Et me ei tohi taastada mitte mingisugust olekut, kus ei ole kindel, et kõik, mis oli enne, on alles. Sest sinna vahele pärast panna seda, mis me siis leidsime, et oli vahepeal olemas olnud, et seda ei ole võimalik. Ja siis see kõik võtab mõnikord üllatavalt palju aega. Mitte, et me kuidagi selle üle rõõmsud oleksime või et see vabandaks meie tegevust või tegematust. Aga jah, nii juhtub, ega ma käsi piiblil saan alati lubada ühte ja ainust, et täpselt sellist viga kunagi enam ei tule. Miks ma seda üldse julgesin küsida või miks ma seda teada sain, oli see, et eile õhtul oli vaja e-kooli minna. Ja ma ei saanud sinna sisse, mõtlesin, et kas mul on midagi viga või siis ütleb, et ei, see Smarti ei tööta täna, ei tööta, ikka veel ei tööta. Ja siis ma nägin uudist ja mõtlesin, okei, et see on midagi suuremat. Aga nüüd on küsimusering soojenduseks kõigile, et mis te teie arvates, mis väärtust meile e-idee loob? Nii võib-olla isiklikus perspektiivis võib-olla ka siis või teie tegevusest lähtuvalt laiemalt, et teeks esimesena selle ringi ja sa, Kalev, võid jätkata. Ma saan viimase. Viimaseid asju, mida me oleme uurinud või vaadanud, et kuidas see e-idee areng on võib-olla kaasa aidanud sellele, et milline ühiskondlik jalajälg, mida me tekitame oma bürokraatiaga ja sellise igapäevase elamisega. Ma arvan, et viis, kuidas me oleme seni suhestunud elektroonilise identiteeti, on siiski võimaldanud ühiskondlikult palju ökonoomsemalt toimetada. Seal tuleb arvestada, et me siiski kütame selle elektri jaoks põlevkivi kuskil ahju, aga muus mõttes oleme tublid. Aga hästi suures plaanis on, ma arvan, et see mõte. Madis, mis mõtted sul tegevad? Ma ütlen vast kodaniku vaatest, olles mõned aastad nüüd välismaal elanud. Lihtsalt võimaldab nii palju tulutud tegevust ära jätta. Et igasugu paberiga, ma pidin printeri ostma välismaal näiteks. Ma ei olnud kunagi vaja printerit varem. Ja skänneri ja nii edasi, eks ole. Et see e-idee võimaldab lihtsalt mitte füüsilist kohale minna, eks ole. See on see mõte sellel. Ja kõik see teenused, mis sa saad sinna peale ehitada, see on nagu lisaks, eks ole. See on võib-olla keerukam, aga põhiline väärtus on see, et sa saad asju kaugelt teha. Laura? Ma arvan, et me sellest e-idee väärtusest ühiskonnana laiemalt saime aru siis, kui meil oli rokakriis. Et neid väikseid kriisikesi, kus me õhtul e-kooli ei saa, neid ikka vahepeal juhtub. Aga siis oli ikkagi selline üleriigiline suurem mõistmine, et paberile me enam tagasi minna ei taha. Väga ei ole võimalik ka. Et ma arvan, et meie ühiskonnana mõistsime siis, kui oluline elektrooniline identiteet ja see allkiri meie jaoks on. Kodanikuna loomulikult nendesse teenustesse sisenemine, kõik see lihtsus, bürokraatia igapäev. Aga täna võib-olla ettevõtjana, kui ma pean väga palju suhtlema ja lepinguid allkirjastama väljaspool, siis ma naersin, et minu see põhiline tööruum on ikkagi seal, kus printer on kõrval, kus ma siis prindin välja, allkirjastan ja skännin sisse. Et tänapäeval ikkagi endiselt veel rahvusvaheliste organisatsioonidega või ka Kesk-Euroopa ettevõtetega mingite lepingute sõlmimine endiselt on paberil, mis Euroopa kontekstis võiks väga hästi toimida meie tunnustatud allkirjaga, aga see veel mõtlemisse minu meelest jõudnud ei ole. Suurepärane ja Lauraga ma saan kohe jätkata küsimus, et ma tean, et olete teinud ühe uuringu. Proud Engineeri alt, eks ju, tegite selle uuringu. Et võib-olla sissejuhatuseks on väga hea teada, et me räägime, me tuleme oma väärtusest kõik aru saanud, eks ju, mida te meile 20 aasta jooksul on e-idee pakkunud. Aga räägi natuke selle uuringu valguses, mis on teiste riikide seis? Uuring oli 2020-2021, nii et on mõni aasta siin tagasi tehtud. Nobid regioon ehk siis Põhjamaad ja Baltikum ja Norra digiagentuur tellis selle uuringu, et mõista, milline on elektroonilise identiteedi ja usaldusteenuste allkirja seis riikides ja kuidas siis piiriüleselt üldse need teenused toimivad või toimiksid.
Võib-olla selline põhilise leiuna võiks välja tuua seda, et me kuigi siin Põhjala regioonis meil isikukood on kõigil, elektrooniline identiteet mingil tasemel on väljastatud, siis see, kuidas me mõistame tahte väljendamist elektroonilises keskkonnas, erineb ja saab üsna selge piiri tõmmata, et Baltikum mõtleb elektroonilises keskkonnas tahte väljendamisest ikkagi läbi allkirja. Ma arvan, et need on ka tugevad sellised saksa õiguse mõjutused. Põhjamaades Norra, Rootsi, Island, ka Soome päris palju piisab elektroonilises keskkonnas sellest, et ma autendin ennast ja siis võib-olla panen mingi linnukese, et see on ka käsitletav tahte väljendamisena allkirjana. Et võib-olla see on üks huvitav asi, mis tegelikult kohe jõuab ka sinna, et sellisel juhul, kui meie siin Baltikumis meil on allkirjastamise vahend riiklikult meile antud, me saame seda kasutada ja Põhjamaades seda ei ole, siis kui meil on e-teenus piiriüleselt ja ma peaks seal allkirjastama midagi nii-öelda meie mõttes siis mingi kvalifitseeritud e-allkirjaga, siis kui inimesel seda vahendit käes ei ole, siis ta ei saagi seda teenust tegelikult tarbida. Uuring on kättesaadav, avalik, et võib-olla pärast ka materjalidesse seda, kellel huvi on, saab panna, et see võib-olla oli üks selline põhilisi leide, kuidas me tegelikult siin Euroopa kontekstis, aga väga väikeses regioonis juba mõistame erinevalt, mis on identiteet, mis on allkiri, kuidas me neid elektroonilistes teenustes kasutame. Üks kommentaar panelistidele ka, et kui ta tegib mõtteid, vastuargumente või täiendusi oma kaaspanelistidele, siis kohe nagu segage. Võib-olla Madis, äkki sina tead või... Siis kohe Laurale täiendusele, et see mõte, mida siis Põhjamaadest üle võtta, et miks on see vaade selline, on see inimeste õigustest, vabadustest ja keda on vaja kaitsta ja teenindada vaatest. Et see põhjus on selles, et üks dokument, üks selline kinnitus, selle väärtus on oluline ühe infosüsteemi keskselt. Ehk see väärtus jääb sinna, pank, riigiasutus, mingisugune haigla peab garanteerima endale, et temal on see tõestus isiku mingisugust toimingust. Seal ei ole mõeldud, et see tõestus peaks liikuma erinevate osapoolte vahel ja ka inimesele ei ole ju jumala pärast vaja anda tagasi midagi, mis ütleks, et mis ta tegi. Et see kõik on nagu seal on mingi usaldusväärne, mingisugune, ma ei tea, mingi putka kuskil, eks ole, mis põhimõtteliselt tagab, et temal on kõik hästi, temal on mingid nõuded esitatud ja siis ta tagab enda nõuete täitmist, aga ta ei tegele sellega, mis on väljaspool teda ja ta ei tegele selle isikuga, et mis nagu õigused ja vabadused jäid inimesele pärast seda aktsiooni. Ja see on nagu mõtteviisist nagu kinni, et kõik asjad toimuvad nagu infosüsteemide keskselt, ühe infosüsteemi keskselt, mitte nende vahel ja seal ei pea väga palju liikuma. Ja ma ühe väikse kommentaari veel ütlen, et see on ka nagu erinev, et kes üldse seda identiteeti väljastab, et kas see on riik ja me usaldame seda riiki või piisab sellest, et selle väljastab mõni erasektori pakkuja, on ta telko, on ta pank, et Põhjamaades väga tugevad elektroonilise identiteedi ja selle mõtteviisi kujundajad on ikkagi pangad. Ja see on ka jällegi erinev, mis ilmselt ka muudab neid diskussioone erinevaks Euroopa tasandil, kuidas me identiteedist mõtleme. Väga hea, ma tahtsin tegelikult seda Euroopa Liidu pilti ka veel korraks saada, et ma ei tea, kas Madis või Laura oskate öelda, et kui suur osa ikkagi meil liikmesriikidest on sellise turvalise meie mõistes nagu mõistliku e-ID-ga kaetud üldse praegu? Võib-olla ütlen nagu ühe nüansi juurde, eks ole, et kui me mõtleme identiteedist, siis Eestis me kipume väga palju mõtlema sellele nagu selle riiklikule identiteedile, mis nagu riik sulle väljastab, eks ole. Aga samamoodi väljastab sulle identiteeti Apple või Google või pank või keegi muu, eks ole, sõltuvalt riigist või kool või nii edasi. Ja seal riikides, kus riik nii palju identiteete, ma ei tea, ei väljasta või ei tee kättesaadavaks, siis nähakse sageli seda erasektori seda peale tungi, sellepärast et see vajadus mitte kohale minna ja elektroonselt nagu teenust tarbida on selline üleüldine, eks ole, see ei ole ainult riigi teenustega seotud ja järjest suurenev.
ja vaadatakse, et kust need lahendused siis tulevad, eks ole, siis osades, Eestis on väga selgelt on riik juba need suured sammud ära teinud ja erasektor ja kõik saavad nagu kasutada seda nagu teenusena, aga mujal ei ole see tingimata nii. Ja kardetakse natuke, et mis siis, kui meie identiteedid, need, mida me kasutame, on tegelikult erasektori käes, siis kuidas me sellest suhtume ja siis see on ka üks võib-olla neid põhjuseid, miks siis Euroopa digitaalse, ma ei tea, digitaalse identiteedi tasku siis algatus nagu poliitilisel määril tekkis või poliitilisel tasemel tekkis. Ja just selles, kui me räägime kohale minekust, siis üks nagu põhjuseid sellele on või üks nagu suur tõuge tuli just Covidi ajal, kus ma ei olnud Eestis siis, aga ma kahtlustan, et väga suurt nagu probleemi ei tekkinud, enamus teenust said edasi tarbida. Aga see ei olnud tingimata nii Lääne-Euroopas, kus teenust läksid katki, sest ei saanud nagu tarbida, eks. Ühesõnaga statistikat sa umbes ütled 27 liikmesriigist, palju meil on neid, et identiteet on olemas igal pool. Nüüd sõltub sellest, et kes seda väljastab, mis teenused on. Riikidest on, kes edukalt väljastavad, on põhimõtteliselt minu teada ainult Benelux, Põhjamaad, Baltimaad ja Itaalia järjest rohkem vist. Rohkem ma nii väga ei tea. Võib-olla Austria on ka üks näide, eks ole, kus on nagu tugevalt. Ja seal tasub eristada, mida me Eestis nagu mõtleme hästi palju, et ID-kaardi sees on ka sinu allkirjastamise võimekus või sinu digiallkiri. See ei ole tingimata nii paljudes riikides, et sul on seal ainult siis see autentimise viis ja see allkirja sellega ei saa, isegi kui sul on ID olemas, see allkirja ei saa sellega anda, eks ole. Ja see allkiri on just see, mis on kõige ainulaadsem nagu Eestis või Baltimaades. Selle jutu pealt tundub, et me võime olla väga paljudele teerajajaks või me tegelikult oleme nii või naa teerajajaks, aga ma küsin Laura sinu käest veel, et kui te olete ka oma praeguse ettevõttega võib-olla seda identiteedi arenduse teenust ja konsultatsiooni pakkumas, et kellest või millest siis need riigid, räägime X riikidest, juhinduvad, et kuhu ja kelle juurde nad siis tulevad oma nõu ja tarkust koguma? Ma julgen öelda, et Euroopa oma EIDAS-ega on ikkagi üsna suur selline standard, siis me räägime kolmandatest riikidest, mitte siis praegu Euroopa Liidust, kelle järgi soovitakse joonduda. Ja võib-olla, et see on mingi selline raamistik, mille puhul nähakse, et see justkui toimib. Ja küllalt palju näen ma seda, et me oleme endale ka kirjutanud EIDAS-e seaduse. Et just nagu õiguslikult mõeldakse selles suunas, kas need asjad siis tehniliselt toimima saadakse, on veel järgmine nii-öelda tase ja kolmas on ikkagi see, et kas me selle kasutamise tõesti saame sinna, mis ta on täna näiteks Eestis. Mul on selline mõte ka, et tegelikult see, kuidas me teed rajame, väga palju sõltub sellest, kes rahastab neid projekte kolmandates riikides. Et mul on või meie ettevõttel on kogemus Maailmapangaga töötamisel, on kogemus Euroopa Komisjoniga töötamisel, ÜRO arengu programmiga töötamisel. Et ikkagi päris palju sellest, kuidas identiteeti mõtestatakse ja mis suunas me lähme, sõltub ka doonorist, rahastajast. Et võib-olla seal Kariibide regioonis ongi ikkagi see USA mõjutus väga palju suurem kui võib-olla Kesk-Aasia vaatab ikkagi Euroopa poole, et Gruusiast edasi nad ikkagi väga mingi hetk soovivad, et nad oleksid Euroopa Liidus, nad juba valmistavad õigusakte selliselt ette, et kunagi äkki meid võetaks, siis me oleme juba peaaegu valmis. Et minu mõte on jah see, et päris palju sõltub doonorist. Loomulikult meie suunas vaadatakse, aga ega me ei ole ka nagu ainsad, et me võime ise siin enda riigis mõelda, et me oleme kõige ägedama asja valmis teinud, aga ega suured riigid seal Beneluxis mõtlevad nagu võib-olla samamoodi, et see, mis meil on juba piisav ja müüvad seda samamoodi edasi. Nad on seal Euroopa Komisjonil väga palju lähemal, kui meie oleme. Väga hea, Kalev saab sõna, kuidas teil müügitöö täneb väljaspool Baltikumi ja Euroopa Liidu siseselt, just ma tean, et teie ambitsioon sinna saada on, eks ju, oma toodetega? Müügitöö edeneb visalt, aga kindlalt, et see on see... Edulugusid? No ei, ma ei kuuluta siin küll nüüd praegu mingisugust edulugu välja, mida me enne pole jutustanud.
ütleks nõndamoodi, et see Euroopa hetkel mingil mõttes tardus siin 2 aastat tagasi. Siis kui see EIDAS uue versiooni nagu kõmu hakkas levima, veel osad mingid hanked ja eriti riiklikud initsiatiivid liikusid veel edasi, kuniks saabus ikkagi nagu aasta tagasi umbes see uus versioon kõigil lauale, siis oli ikkagi nagu täielik seiskumine. Et kõik said aru, et nüüd midagi tehes, meil on väga suur risk, et me tuleme välja siis, kui Euroopa Liit ütleb, et kõik saab hoopis teistmoodi olema. Mistõttu müügitöö Euroopas on ikka maru keeruline praegu. Aga mis selle keeruliseks teeb, et kui sa tuled ikkagi riigist, kui sa teate, meil on 20 aastat olnud lahenduskasutusel, ta on ülimalt turvaline, kodanike usaldus on väga suur. Ma ei tea, järjest võtad aga need müügivautšereid on, et mis siis nagu viga on? Põhiline, ma arvan, et vaade kas või meil endal, et kui me vaatame RIA ja mobiilide uus hange, kas tehakse kordushange, siis ka seal on see sõnum, et aga me tahaksime teada, mida Euroopa reguleerib varsti. Et me ei taha raha panna praegu, kus me ei tea, kas see digitaalne tasku nii-öelda, kus identiteet hakkab olema, kas see tuleb kõigile kohustuslikult niikuinii meil ära teha, siis me oleme topelt kohustatud investeerima hetkel nüüd ja praegu me ei taha otsustada. Teil võib lahe lahendus olla, aga me ei julge otsustada. Madise küsimuste ports oli mul kohe planeeritud, aga ma küsin sul kohe ära, et Eesti on ka Euroopa Liit. Ja kui Laura just tõi meile ülevaate sellest, et kes on siis need kõige arenenumad oma, digitaalse identiteedi sellisel moel, nagu meie seda mõistame, et sa saad lisaks autentimisele ka allkirjastada täiskomplektina, et siis nende riikide hulk on väga vähe ja minu loogika ütleb, et siis järelikult ka nende eestkõnelejate hulk ja eestkõnelejad võiksid tulla ka nende riikide hulgast, et mis seis Eestiga siis on, et kas me saame sõna, kuidas me juhime seda praegust protsessi Euroopa Liidus? Saame sõna, saame öelda seda, mis me tahame ja lihtsalt see küsimus oli absoluutselt selles, et me ei saa osaleda nagu protsessis, eks ole, me isegi mina olen lähetatud sinna, saan nagu vedada neid töögruppe, agendat seada, eks ole, et me oleme nagu vägagi sees. Küsimus ei ole nagu selles, vaid pigem on nagu küsimus selle, laias laastus ikkagi selles, et sul on EID vahend, ID-kaart ei ole EID, või ütleme, ta on nagu siis EID vahend. Mobiili-ID, Smart-ID, eks ole, et see vahend on miski, mis peab paigutuma mingisugusesse ökosüsteemi. Ja hästi palju sõltub sellest ökosüsteemist, eks ole, milline see vahend peaks olema. Ja pigem on lihtsalt, kõik soovivad, et see, mis me nagu arendame või nagu kirjeldame, oleks selline, mis siis sobiks võimalikult paljude ökosüsteemidega, eks ole. Ja see teeb selle, et kui see Eesti vaade on väga erinev nagu nendest teistest vaadetest, siis ja väga põhimõtteliselt erinev, siis on nagu ka väga raske seda arusaadavaks teha seda, ma ei tea, nagu seisukohta või? Võib-olla ma saan nagu veel väga lihtsalt asjadest aru, aga veel kord, et kui neil puudub igasugune kogemus või see ökosüsteem on neil võib-olla liiga sellises õhukeses kihis arendatud, et millest siis nende see vaade kujunenud on, et kus nad teavad, mida nad tahavad tahta? Ja, miks me võiks olla nagu riiklik Apple, vaata, kes paneb sulle selle toote pähe, ilma et sul seda vaja on? Just. See taandub sellele, ütleme, selle riiklikule identiteedi ökosüsteemile, eks ole, või selle identiteedi haldusele. Et kui sul on nagu riigis põhimõtteliselt otsustatud, et üks ministeerium ei tohi tunda inimest samamoodi nagu teine või kuidas ma ütlen seda, et 2 ministeeriumi ei tohi tunda seda sama inimest sama nimega, nii-öelda, piltlikult öeldes. Peavad teadma teda erinevalt. siis sa ei saa kehitada sellist ökosüsteemi nagu Eestis. Või et 2 panka ei tohi vahetada sama inimese osas nagu infot. Ja kui sul on selline piirang nagu pandud, siis sul ongi väga raske, ükskõik millise vahend ka ei ole. Et mis on, et ma nagu eristakski seda vahendit selles mõttes, et ma lisan selle, mis Laura enne ütles nagu globaalsest vaatest.
et üks nüanss siia juurde on mobiilitootjad või. Sest see EID vahend on miski, mis on selline krüptograafiline selline jupp riistvara ja tarkvara. Põhimõtteliselt eksisteerib juba kõikides uutes telefonides. Umbes nii nagu pangakaardid vaikselt muutuvad, lähevad kelladesse ja telefonidesse, eks ole, et see nagu need platvormid arenevad ID-kaartidest telefonidesse ja seal on Apple, keda sa mainisid, Google ja nii edasi, tulevad järjest rohkem pakkuma seda platvormi. Nüüd hästi palju sõltub sellest, et milline see ökosüsteem on, mida sinna peale soovitakse panna, et kas sa paned sinna siis selle, ma ei tea, pangakaardi või sa paned, mis see identiteet on, ta lõpuks on mingi hulk inimese mingisugused andmeid, mis on mingisuguse väljastaja poolt allkirjastatud, eks ole, või sisul põhimõtteliselt. Ja rohkem sõltub sellest, et tähtis ei ole nii väga see küsimus, et mis formaadis see dokument on, vaid see, et kes väljastab, mis tingimustel, mis andmed sinna kaardile pannakse. Ja see ei sõltu absoluutselt sellest kaardist kui sellisest, vaid see sõltub sellest ökosüsteemi ülesehitusest ja nendest põhimõtetest. Ma arvan, et see täpsustus, see on see mõte just, et EID puudumine keskkonnas sellisel kujul, nagu meie seda tunneme, ei pruugi olla mingi suur äpardus, vaid tõsine eesmärk. Eks ole, et selles mõttes, et seda ei maksa väga filosoofiline teema oli üldiselt laias mõttes. Ma räägin, Madisega tegin eile eelkõnet ka ja ma ütlesin, et tegelikult peaks sissejuhatus hakkama rääkima üldse identiteedist ja teate, ma jäin väga suurde hätta sellega. Nii et ma nagu skipisin selle osa tänasest introst, aga Kalev jätka palun. Ja, et see suur mingi alusprobleem, mida me näeme ka nende Euroopa igasuguste õiguslike aktide kujundamisel on hirm isiku vaba tahte ees liikuda sinna, kus pakutakse midagi, mida me oleme seni poliitiliselt siiralt proovinud ära keelata. Ehk siis see Apple'i nii-öelda atraktiivsus seisnebki paljus just selles, et inimesed tahavad seal teha vabatahtlikult nii-öelda ärises kontekstis massiliselt asju, mida riik on nii-öelda püüdnud vältida oma ökosüsteemis aastakümneid. Mõni üksik riik, aga võib-olla ka väga paljud riigid. Ja nüüd me proovime reguleerida midagi, et vältida seda sellist väljapoolt tulnud initsiatiivi mingisuguses keskkonnas ja tegelikult see nagu lahendus, mis sealt väljast tuleb, ei ole ikkagi endiselt meie kontrolli all. Seega me teeme seda walleti või seda tasku nimelist asja, eks ole, keskkonnas, kus me ei tea, kas meil üldse õnnestub seda väljaspoolt tulevat survet üldse kuidagi vältida. Sama, et Euroopa ei mõelnud, et panga kaart peaks minema kella. Mitte keegi Euroopas ei mõelnud seda. See tuli. Me oleme jõudnud oma vestluses juba minu paneeli teise poolde. Me räägime väga tugevalt tulevikust ja mõjutajatest ja kukrutest ja walletitest, aga ma teeksin väikse pausi ja ma küsiks, äkki publikul on tekkinud mingeid mõtteid või küsimusi vahepeal. Kas on liiga tiip ja saate ikkagi, olete lainel veel meiega siin, mis siin räägitakse? Kus on need aktiivsed käed, kes teie särki tahavad saada? Ma ei näe neid. Ja, ma annan mikrofoni ka. Aitäh, Peeter Vihmo. Olen mina, et kas siis teie hinnangul kokkuvõttes ma kuulen, et on nagu kaks vastastikku jõudu, et ühelt poolt selline harmoniseeriv Euroopa Liidu poliitiline soov tagada teatud standardeid ja teiselt poolt selline riikide ja eraettevõtete poolt selliste oma teenuste, oma vaadete, oma lahenduste selline killustav jõud. Kas ma saan nii õigesti aru? No oleks neid pooli ainult kaks, oleks ikka maailm palju lihtsam. Et selles mõttes Euroopa Liit on ikka majandusühendus esimese hooga ja üldiselt peaks reguleerima asju, mis puudutavad majandust. Nüüd kas isiku autonoomia, õigused, vabadused on nii-öelda majandusküsimus või ikkagi nagu siis järelikult liikmesriigi sisene küsimus. On väga suur debatt, eks ole. Loomulikult see isikuvabaduste, õiguste autonoomia nii-öelda mure ju privaatsuse tingimused, mida me oleme nüüd proovinud Euroopa tasandil ju reguleerida, need mõjutavad majandust, ilmselgelt. Et tal on nagu majanduslik mõju, aga kas ta olemuslikult kuuldub majanduse juurde ja kas see peaks üldse olema Euroopa Liidu asi? Ma arvan, et selles osas juba kõik liikmesriigid omavad 10 arvamust iseenda sees ja siis veel kokku tulles palju rohkem neid. Et ei ole mingit kahte suurt leeri, aga nii-öelda kui me vaatame nagu väljaspoolt Euroopa Liitu, siis loomulikult on olemas Euroopa Liidu sisene soov ise organiseeruda
olla nii-öelda mingis mõttes mingi mull ja on siis olemas nii-öelda Euroopa Liidu väline keskkond, kes tahaks osaleda Euroopa Liidu majanduses ja võimalikult palju sellest nii-öelda Euroopa Liidu majanduslikust hüvest nii-öelda endale üle kantida, mis on väga normaalne. Me tahaks vastupidi igal pool mujal maailmas teha. Ja kui me Euroopa mulli väga kõvasti nagu ehitame, siis võib juhtuda jälle, et me ei saa väljapoole sellega kuskil lennata. Ja ma lisan ka võib-olla, et iga läbirääkija tuleb oma nagu keskkonnast ja siis ta seal tõmbab seda tekki nagu natuke enda suunas, eks ole. Ja need keskkonnad on hästi erinevad, aga üldiselt suurt pilti vaadata, siis siis ma näen kahte trendi, et või mis on see poliitiline kontekst, kuhu see wallet nagu siis paigutus on siis see, et elektroonne identiteet kui selline on põhimõtteliselt nagu poliitiliselt hästi vajalik. Tajutakse seda, sest see COVID olukord nagu tõestas seda. Teine asi, mis selgelt andis nagu tõuke, on see COVID tõendi edu, eks ole, mis on selline siis mingisugune tõend, dokument, mida sa saad, mida ei pea, ma ei tea, mis saab eksisteerida ainult elektrooniliselt. Ja see on andnud tõuke dokumente nagu juhiluba, pass, digiretsept ja mis paljudes riikides on paberil, eks ole, et selliste asjade digitaliseerimiseks ja siis need kõik said siis selles walletis kokku. Ja mis on veel huvitav on, et mida ma ei ole varem nagu tähele pannud, on see, et seal rahvusvahelises standardiseerimisorganisatsioonis, mis on globaalne tase, eks ole. Seal on selgelt näha, et on nii Euroopa kui Ameerika suured, ma ei tea, mängijad on kokku tulnud ja proovivad leida harmoniseeritud lahendusi ka ilma Euroopata, eks ole. Et see on nagu on mobiilse juhiloa standard, mis on nagu väga nagu ilmselt saab olema pikaajalise mõjuga nagu asi ja teine on siis digitaalsete elektrooniliste me see nime, ühesõnaga EID-de standard, mida arendatakse rahvusvahelisel tasandil ja osalevad suured tehnoloogiafirmad, mis on hästi nagu ainulaadne, et lisaks sellele Euroopa EIDAS-ele on sellele hakatud tähelepanu pöörama. Aga ja nüanssides oleks erinevad, aga see ei tähenda seda, et eesmärgile kui sellisele nagu tingimata vastu töötatakse, vaid lihtsalt nendes nüanssides Saksamaa ja Austria või Prantsusmaa, kellel on võib-olla kõige suuremad sellised põhiseaduslikud piirangud, on samal ajal teeksid omale walletid sõltumata Euroopast täna. Me kohe tuleme walletite juurde väga põhjalikult. Laura, võib-olla ennem kui Madis oma mõtteid ja vastust koondab mulle, et mis väärtust meil EIDAS 2 looma hakkab. See küsimus tuleb sulle kohe, siis Laura, lõpetame esimese ploki veel sellega, et võtame siis nagu kolmandate riikide vaate või siukse laiema vaate, et miks riigid jäävad toppama üldse oma EID arendamisel või mis need takistused seal on? Oi, neid takistusi on palju. Üks on üldse see arusaamine, et miks meil seda võib-olla vaja on, et me oleme muud moodi hakkama saanud, me oleme paberitega ringi jooksnud, tihti ju nii-öelda nagu meie endine president Toomas Hendrik Ilves on ju selle kuulsa lause öelnud, et arvutit ei saa, arvutile ei saa altkäemaksu anda. Et see tihti võib olla ka mingis ühiskonnas põhjuseks, miks ei taheta minna elektroonilisse kanalisse, sest kardetakse, et see võib nii-öelda kõik väga palju läbipaistvamaks. See, mis Kalev just välja tõi, eks ju. Et see on võib-olla üks selline kultuuriline kontekst, kui palju ja kas ma riigile üldse valetada võin, mis on see tase, mida ma endast riigile pean avaldama. Et meie täna Eestis võime öelda, et meie otseselt ei pea avaldama, kus ma päriselt elan. Et see on info, mida ma võin nii-öelda muuta. Et üks on minu rahvastikuregistri elukoht, aga see, kus ma tegelikult elan, seda ma saan nii-öelda vastavalt oma soovidele täna muuta. Tahan last kindlasse regiooni kooli panna ja ma muudan seda ja riik sellest otseselt sind ei karista.
Need on nagu sellised võib-olla kultuurilised aspektid. Kindlasti on paljus ka rahalised küsimused, et tegelikult täna ma arvan, et elektroonilise identiteedi kogu süsteemi loomine ja selle nagu ülesehitamine ikkagi on juba üsna kallis per inimene. Eriti võib-olla sellisele väikeriigile, et need investeeringukulud on päris suured. Ja siis võib-olla see õiguslik versus tehniline pool, et me paneme nagu õiguslikult suudame mingi raamistiku paika panna. Ka EIDAS on õiguslikult paika pandud. Meil on nagu tehnilised lahendused ka olemas, aga ikka kuidagi piiriüleselt asjad ei toimi. Et see sama uuring, kust ma alustasin, siis uurisime ka seda, kui palju üldse piiriüleselt soovitakse siseneda teiste riikide teenustesse. Kodanikud siis piiriüleselt Euroopa või siis selles Põhjala piirkonnas liiguvad. Eestisse välismaisse teise Euroopa Liidu liikmesriigi autentimisvahendiga siseneb Eesti teenustesse umbes 100 inimest kuus. Kas see on see, mille pärast me Euroopa Liidu tasandil teeme niivõrd suurt investeeringut nii nagu inimressursi mõttes kui siis nagu tehnilise arenduse mõttes. Ja alati, kui oli selline mingi piiriülene küsimus, suurem liikumine seal näiteks Norra-Taani vahel, nendele inimestele väljastatakse see identiteet kas panga poolt või kuidagi need inimesed ikkagi saavad selle identiteedi kätte, millega nad saavad nendesse teenustesse, mis neil vaja on. Ja heaks näiteks meil Eesti puhul võib-olla on ka see e-residentsus. Või saab inimene juba elamisloa või mis iganes, et võib-olla tal ei olegi vaja seda piiriülest mõõdet seal identiteetide tunnustamisel. Või see on siis väga spetsiifilises valdkonnas ala haridus või tervishoid või midagi sellist, kus sul on nagu see väärtus. Madis, ma arvan, et see kolmandate riikide küsimus ja see elektroonilise identiteedi rõhutamine on selles mõttes halb, et meie elektrooniline identiteet baseerub identiteedihaldusele, mille me leppisime kokku ikkagi 90-ndate alguses Eestis. Ja et meil see oli niimoodi ja on siiamaani niimoodi ja on hästi korraldatud, võimaldab meil, eks ole, midagi elektrooniliseks teha, aga see, kust me algame väga paljudes kolmandates riikis, on see, et kas me teame selles riigis, kes seal üldse elab. Toeme üldse inimesed kokku. Residentide haldus, eks ole, üldse. Ja kui see ei ole, kui see on lihtsalt unikaalsuse tagamine läbi sõrmejälje hääletustel iga mõne aasta tagant, mis üldse midagigi kokku lahendab, eks ole, siis see on väga mage lugu, kust elektroonilist identiteeti alustada, eks ole. Need riikide tasemed kõiges muus haldusvõimekuses on ka väga olulised siin. Ja see, mida nad mõtlevad üldse rahvastikuregistrist kui sellisest, mis on nagu baas, et minu käest just eelmisel nädalal küsis üks riik, et aga kas ma ei võiks eraldada, et teha ikkagi eraldi, et on rahvastikuregister ja siis on elusündmuste register. Ja tegelikult meie jaoks on see ju baas küsimus, et meil peavad need asjad koos olema, inimese elukaar on ühes kohas. Ja siis hoidku jumal, kui need kaks registrit on veel erinevates ministeeriumites ja nad ei tohi omavahel suhelda, on ju, et need on need aluspõhimõtted, miks asjad ei õnnestu. Võib-olla üks sõna, mis aitab seda nagu võib-olla paremini mõista, et me riigi kontekst räägime identiteedist, aga erasektoris me räägime kontodest, kliendikonto. Ja kui sa mõtled seda nagu kontohalduse mõttes, et kodanikul on riigis konto ja kuidas seda kontot hallatakse, mis info sellega seondub, eks ole. See on infotehnoloogiline selline küsimus lihtsalt. Ja kui keeruliseks on tehtud, et see muudab nagu selle kohe lihtsamalt arusaadavaks, et see idee on väga raske vaadata ilma selle mõistmata, kuidas see konto haldus või need on kaks omavahel seotud nagu asja, eks ole. Aga lähme sinule esitatava küsimuse juurde, mis EIDAS 2 endast kujutab ja mis on see väärtus, mida meile sellega siis riikidele siis luuakse? Ma ise vaatan, selle projekti kallal töötades tahaks, et kaks eesmärki täituks. Üks on see, et kui Laura, et kui tulevad, et Eesti sisse suunas võib-olla ei ole nii palju tehinguid, eks ole. Tegelikult on, aga päris paljud eestlased käivad väljas Eestist, eks ole, ajutiselt. Ja neid on nagu 10 000, eks ole, et kui sa saad seal siis uue konto selle teise riigi juures, siis sulle antakse mingi vahend, millega sa selle konto ligi pääsed, eks ole. Võiks saada selle sama vahendiga, mida sa ka igapäevaselt kasutad. Muidu Eestis ma olin harjunud ID-kaarti kasutama, aga see arvuti, mis ma sain komisjonis, sellel ei ole ID-kaardi lugejat.
ja mul oli kohe suur probleem, kuidas ma seda ID-kaarti nagu loen. Ja mis pani mind kasutama ja kuna mul on e-SIM, siis ma ei saanud mobiil-ID-d kasutada, ma saan kasutada Smart-ID-d, mida ma ei saa välismaal kasutada, sest see ei ole teavitatud riigi poolt. Praktiline probleem, eks ole, et see vahend, mida ma kasutan, et ma saaks seda kasutada siis oma teistele kontodele sisse logimiseks, eks ole. Ja see on üks asi, mida Wallet peaks tegema. Ja samamoodi, kui tulevad inimesed Eestisse, eks ole, et üks vahva näide oli siis, kui COVID-sertifikaati sa saad või seda tõendit, eks ole, sa saad e-tervisest. Noh, logid sisse ja siis laed lihtsalt alla, hästi lihtne on ju. Mis siis, kui sa ei saa e-tervisesse sisse logida? Mis juhtus hästi paljude Eestis ajutiselt elavate inimestega, sest neil ei ole seda vahendit, kuidas nad saavad, nagu ma kuulsin, eks ole, et see asutus pidi seal käsitsi päris mitusada nagu taotlust läbi, noh kuulsin, et sihuke vahva nagu nüanss. Ja teine on see, et Eestis autoga sõites mul ei pea olema juhiluba kaasas. Lähen Lätti või Soome, pean juhiloa kuskilt välja otsima ja tavaliselt ma ei mäleta, kus see on. Et see sama juhiluba võiks olla seal samas ID-kaardi kõrval, sest noh, sisuliselt täpselt samasugune nagu kaart nagu oma omadustelt, eks ole. Ja kõik ülejäänud, mis tuleb, on nagu bonus minu jaoks. Aga ettevõtetele, kas Kalev, sa pigem kardad, et selline asi hakkab tulema? Madis enne põhjendab ära, miks see sulle kasulik on ja siis sa võid peegeldada, mis tunded sinusse tekitab. Ettevõtted, no sõltub ettevõttest, eks ole. Et et üks trend, mis on näha edukates, siis eduka e-ID-ga riikides on see, et on need ettevõtted, kellel on vaja turvaliselt inimest tuvastada, on jõud kokku pandud. See on Eestis, Rootsis, Taanis, Soomes, ei mitte Soomes nii väga, aga tahtsin Norra öelda, Läti, Leedu, eks ole, Austria, Belgia. Pangad näiteks siis või? Pangad ja telkod põhiliselt, jah. Kes on teinud sellise ühisfirma, kes siis pakub neile teenust. Belgias ise, noh need on avalikud andmed, eks ole, et Belgias firma teenib kahjumit, päris suurt miljonites ulatuvat kahjumit iga aasta. Ja siis omanikud lihtsalt maksavad selle kinni nagu aasta lõpus. Ja selle nimi on siis mittetulundusühing või sihtasutus, mitte ettevõte. Aga nad on ettevõttena tegutsevad selles mõttes, et see ilmselt see summa, mis nad maksavad, on väiksem, kui nad oleks siis, kui nad iseseisvalt seda ülesande teeks, eks ole. Et sellistele ettevõtetele see annab kasu ja põhjus on täpselt sama, miks peaksid erinevad siis noh, nagu kellel tingimata ei ole vaja seda nii turvalist isikutuvastust, aga ometi kasutavad Smart-ID-d või mobiil-ID-d või ID-kaarti, eks ole, lubavad inimestel autentida sellega. Ehk siis see võimaldab hoida kokku kulusid isiku tuvastuselt ja mitte tegeleda selle probleemiga nagu iseseisvalt. Ja nüüd e-ID-de vaatest oleks lihtsalt ta ei asenda, vaid ta on nagu lisavõimalus kõikidele olemasolevatele lahendustele ja nii palju, kui ma Eesti riigi vaatest nagu mõistan, siis alternatiivi olemasolu on alati eelistatud, eks ole, et me ei oleks nagu ainult ühe lahenduse peale, sest lihtsalt kui infosüsteemis läheb midagi katki, siis on hea, et on teine alternatiiv võtta. Hästi, Kalev, igaks juhuks räägi veel üle, et millist teenust sa praegu meie riigile pakud ettevõttega ja siis võib-olla, kas sa tunned ka mingit ohtu või ebamugavust nende uute nõuetega võib-olla, mis selle igasuguse EIDAS ja Walleti raames hakkab tekkima? Ei, ma kõigepealt tahaksin muidugi nõus olla selle Madise väitega, et ilmselt oleks eile õhtul palju mõnusam olnud pikutada, kui oleks olnud mingi alternatiiv kuskil, mis töötas, mida väga ei olnud. Ja isegi Lätis-Leedus, kuigi nad on olemas, siis me ikkagi oleme niivõrd suure jõuga seal, et see kõik ei loe, et nad on need alternatiivid olemas. Alternatiivid peab kasutusel olema. Ehk siis, et peab olema piisavalt palju seda kasutust. Et sellega ma olen küll hästi nõus, et neid tegelikult peab olema, valikuid peab olema ja see on turumajanduse üks suur osa. Aga kui sa küsid, et kas ma kardan seda isiklikult ettevõtte, ma just väga ei karda seda. Me usume, et meie jaoks on tore, me oleme väga seda meelt, et Euroopa ühisturg võiks olla nagu päris. Ta tegelikult ei ole päris. Et hetkel on ikkagi väga suuresti protektsionistlike liikmesriikide hunnik, eks ole, kes kõik vaatavad, et tahaks teistele müüa, aga ise ei osta midagi, eks ole.
et see ei ole väga tore. Ma arvan, et see EIDAS-e idee seal taga, et meil on teenused igalt poolt kasutatavad, et kui eestlane loob ühe teenuse, automaatselt hispaanlasel on võimekus seda tarbima hakata homme, selle peab midagi möllama palju. Et see oleks tore, aga samas nagu tehnilistes detailides vaadates seda, mida implementeeritakse, mis arutlusel on, siis neid tõkkeid nagu tuleb nagu seini peale vihma. Sest kõik mõtlevad, eks ju. Jah, et kui siis nagu, suurpilt on nagu ilus, eks ole, siis hakkab selliseid mõtteid tekkima. Aga pagan, nad võivad siis ju seda teha. Seda ei peaks saama teha. Siis me paneme ühe järjekordse tõkke kuskile. Hetkel käib nende tõkkete ehitamine. Ja teisest küljest siis läbirääkimiste käigus nende lammutamine nende poolt, kes neid ei soovi. Aga ma olen seda ka kirjutanud kuskil, et minu jaoks ikkagi see kõige suurem mure on see teatud selline kohustuslikkuse moment, mida üritatakse teha. Kui ta on võimalusele võiks olla vabatahtlik liitumine. See tähendab seda, et seda võimalust on tutvustatud, sellel on mingi atraktiivsus ja sinna poole on tõmme. Mida mulle tundub, et hetkel üritatakse siiski teha, on, et keegi pannakse nagu sundabiellu, eks ole. Te peate teineteisele meeldima, kohe ei meeldi, aastate pärast hakkate meeldima. Et see on nagu see, mis mulle tundub on halb ja on ka kulukas. Sest seesama eelmine EIDAS on nagu super näide sellest, kuidas meil on suurepärane tehniline idee. EIDAS nõudid igasse liikmesriiki, piiriülene autentimine igale poole käima. Sisuliselt tehniliselt briljantne idee juurutatud. Kõige esimene riik, kes seda siis nõudis, et seda peaks siis kasutama hakkama, oli Saksamaa ja kes kõigile tutvustas, et see, mis me oleme tehniliselt välja mõelnud, see meie nagu identiteedi jaoks ei sobi, tehke kõik ümber enda juures. Ja siis me oleme mitu aastat hiljem auditit tegemas ja saame aru, et nendest 27 liikmesriigist, kellel kõigil on kohustus aktsepteerida kõiki teisi liikmesriike, kes on siis teavitanud, pooled on siis tekitanud sellise võimekuse ja nendes pooltes liikmesriikides kaugelt mitte kõik need teenused, mida on kästud nagu kättesaadavaks teha, ei ole kättesaadavad. Ehk siis meil on väga suur kogemuspagas selle kohta, et kui Euroopa midagi sunnib tegema, siis üks liikmesriik võib selle sunni otsas istuda, mitte midagi teha ja mingid teised liikmesriigid panevad tohutu hulga raha lootuses, et see nõue on päris. Ja lootuses, et sellest tekib mingi hüve kõigile. Aga kui me siis mõne aasta pärast leiame, et hüve ei ole tekkunud, siis me lihtsalt sunnime neid, kes on aktiivsed uuesti tegema midagi teistsugust. Mõtlemata hetkeks järjest, mis me teeme nende, kes jälle ei viitsi teha. Mitte ühtegi lahendust ma selles uues korras ei näe selle pihta, et kuidas selline mitte midagi tegemine enam ei juhtu. Ja et seda süsteemset viga selles kohustuste panemises keegi lahendaks. Ja see on poliitiline otsus, seal ei ole nagu tehnikaga midagi pistmist, ega selle e-ideega ka midagi pistmist. See ongi, et Euroopa Liit ütleb, et on kohustus, liikmesriik ütleb, et ei tee. Ta isegi viitsi öelda seda, et ei tee. Ta lihtsalt ei tee. Ja mitte midagi ei juhtu. Aga kui meie ehitame oma sellised nõuded, käsime kõikidel oma ettevõtetel teha liidestused, ütlema, et selle taga on see, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid annavad midagi oma inimestele kätte. Sina saad neile müüma hakata siin või saad oma teenuse avada neile, eks ole. Saad patsiente võtta kuskilt Kreeta saarelt, eks ole. Super, eks ole, tahan teha, eks ole. Ja siis ei tule ühtegi Kreeta saarelt kodanikku, sest talle ei anta midagi. Ja see on see nagu hirm, et me teeme tohutu investeeringu ja siis jälle oleme sama kurvad kui enne. Sa muretsed praegu Euroopa Liidu pärast, aga Eesti pärast. Eestlastel on sama kohustus ju, et seda eestlased on hästi tuntud, sellepärast nad teevadki. Kohusetundlikud. Ja, väga õige. Tähtaegselt kõik asjad alati üle võetud. Laura oli see, kes Eestis esimest EIDAS-e määrust üle võttis. Aga Madis, kukrud, EU Digital Identity Wallet ametliku nimetusega. Üks kukur, mitu kukurut, kellele? Mis see kukur teeb? On üks, iga riik saab omale, nõus sellega, mis Kalev just ütles, eks ole, et iga riik saab omale kohustuse väljastada üks kukur, mis on nagu seotud tema identiteediga, selle riikliku identiteediga, eks ole. Ja iga riik teeb seda erinevalt, aga mõte on siis selles, et see viis, kuidas nad toimivad, on sama. See tehniliselt nad on nagu, eks ole, koosvõimelised. Mitte tingimata omavahel, aga kui ütleme, pank suhtleb ükskõik millise kukruga, siis ta suhtleb samas keeles. Ja
ja mis on hästi oluline, on see, et see viis, kuidas sa kontrollid, et kas see toimib ka turvaliselt ja privaatsust tagavalt, et seda kontrolli tehakse samade põhimõtete, samade standardite kohaselt, eks ole. See saab hästi oluliseks. Et see on jah, aga ma võib-olla kommenteerin lihtsalt seda, et ühesõnaga tekib nagu justkui üks nii-öelda referentskukkur, mida siis juurutatakse igas riigis nagu eraldi, eks ole. Ja mis need nüansid seal täpselt on, et selle kallal me praegu töötame. Aga see, mis Kalev ütles, on tõepoolest, et seda nii-öelda Eurospeakis ütleme nagu juurutamise küsimus või et tõepoolest, ja see on nagu raske küsimus, et mis laieneb nagu üldiselt, et kui sul on lahendus olemas, sul on teenusepakkujad, kes peaksid tahtma seda kasutada või juurutada, eks ole. Ja samamoodi, kuna ta on platvorm, kuhu sa saaksid siis erinevaid dokumente panna, et keegi mõtleks selle peale, et looks sellise dokumendi, selle digitaalse versiooni ja siis paneks selle sinna sisse ja teeks selle kättesaadavaks inimestele. Et kust tekib see, esiteks see soov, et see, et mul on see juhiluba seal olemas, et ma saan, et see Läti politseinik ka oskab seda lugeda ja tal on võimekus seda nagu lugeda, eks ole, näiteks. Et üks asi on see, et tal on see kohustus, on ju, et mis määral või mis viisil see kohustus teetakse, eks siis see, ma ei tea, siis see liiklusjärelevalve teenuse omaniku mõtteviis näiteks on see, mis ja iga riigi nende teenusomanike mõtteviisid on siis need, mis mõjutavad selle edukust. Nii siis selle tarbiva teenuse poolt kui ka siis selle nagu pakkuva teenuse poolt, et miski, mis ei ole kohustuslik, ma ei tea, et ülikooli diplomid või digiretseptid, eks ole, mis ei ole tingimata alati riikliku taustaga, et kuidas need seal nagu kättesaadavaks muutuksid inimestele ja see on nagu rohkem nagu turu küsimus ja see on alati riiklik projektidega natuke nagu keerukas küsimus. No püüame sest kõigest aru saada. Püüan siis veel lihtsamaks minna. Okay. Mis meie jaoks muutub, siis nagu minu kui eestlase või meie e-ID jaoks muutub kas üldse midagi? Kas me peaksime hakkama ise enda lahendus ümber tegema näiteks? Äkki siis, mis sa mõtled on, et see on jah, aga Madis selgitab. Kalev teeb vastust, ei, kui sa võid ka. Ei no jah, on vastus. Mis me tegema peame siis hakkama muud moodi? Mis minu kui kodaniku jaoks muutub? Kodaniku vaatest tekib App Store'i, tekib üks rakendus, laed selle alla, installid, personaliseerid selle ära siis seejärel, ehk siis muutub aveks, eks ole, seal ave rakenduseks, mitte kellegi teise omaks. Ja seejärel sa saad siis seda kasutada oma, ma ei tea, pangakontole, eesti.ee-sse sisse logimiseks. Et Smart ID-ga otsena minna ei saa? See on nüanss, ma tahtsin just öelda, et kui kohustus liikmesriigi poolt seda väljastas, Avel mingit kohustust ei ole tegelikult. Ave võib elada nii, kui ta enne elas. Tähendab, ettevõtetele, riigiasutustele tekib tohutult kohustusi ja liikmesriikidele. Kodanikule kohustusi ei teki. Sest ma mõtlen ka seda, et me oleme oma kodanikke teinud ju mugavaks ja need on harjumused ja see toob riigile jällegi nagu mingit järjekordset ka teavitust ja oskuste ja kõige muu nagu kaasatoomise poolt ka, kui need sellised asjad tekiksid sinna juurde. Aga see, mida Madis kirjeldas, on sinu võimalus. Uus võimalus, mida sul täna ei ole. Tahate veel midagi vastata sellele küsimusele või lähme hakkame fantaseerima tulevikust, Laura? Mina võin korra veel kommenteerida, ka tulles tagasi sinu eelmise küsimuse juurde, mis sa mulle esitasid, et miks siis riikides nagu ei lähe tööle, on ikkagi ka see ajavälp. Et kui sa vaatad nagu seda Eesti elektroonilise identiteedi ajalugu selles osas, et kui palju oli väljastatud, kuidas see ajajoon tuleb ja kuidas on kasutamine, siis tegelikult see tegelik kasutatavus on tulnud umbes 7-8 aastaga. Me näeme sama asja XD puhul, et alguses on need early adopterid, aga millal siis see asi nii-öelda päriselt ühiskonnas käima läheb, see on 7-8 aastat.
äkki on kukruga ka nii. EIDAS määrus ise ei ole tegelikult ka ju jõustunud 2016 alles täielikult, et tegelikult meil see 8 aastat või see aeg ei ole ka veel täis ja me juba näeme, et võiks midagi muuta, võiks midagi uut teha. Kukru puhul ma arvan samamoodi, et kas poliitilised jõud suudavad ära kannatada selle alguse, et selle kukruga ei ole mitte midagi teha, vaid ta on lihtsalt üks äpp meie ekraanil. Et see on ka põhjus, miks paljud riigid ei ela üle seda, et tuleb investeering, tuleb idee, aga poliitiline jõud vahetub, nemad enam ei usu sellesse ja ei ole seda siis järjepidevust jah, et kanname seda teemat edasi, see on meie jaoks hästi oluline. Ja ma arvan, et Euroopa Liidu tasandil võib neid asju ka juhtuda, et tore oleks, kui me suudame neid initsiatiive niiviisi elus hoida. Meil on jäänud vähem kui 5 minutit lõpetuseks ja küsimuste võtmiseks, et kõigile viimane küsimus ja hästi lühidalt fantaseerige, mis endast kujutab 10 aasta pärast meie digitaalne identiteet. Mis see olla võiks? Mis kujul? Mina tahaks, et ta oleks samasugune, nagu ta praegu selles mõttes on, et ma saan samamoodi oma asjadega toimetada. Võib-olla ma tahaks sinna juurde ikkagi seda, et kui ma lähen piirküleselt Hollandisse õppima või kuhu iganes, et siis ma saaks ka samamoodi toimetada või ma ettevõtjana saaks anda reaalselt allkirja teise Euroopa Liidu ettevõttega lepingut sõlmides, mis piisab sellest 5-kohalise pinni vajutamisest, et ma ei peaks jooksma paberitega ja tekitama endale mingit arhiivi. Et mul on selline mitte väga ambitsioonikas soov. Madis? Inimese tuvastamine põhimõtteliselt väga ei muutu, eks ole, et kas see on siis biomeetriline või see on mingi PIN, laias laastus. Et see, mis sul käes on, see liides, eks ole, enam-vähem jääb sarnaseks. Nagu täna kõik need lahendused on nagu olemas. Et kus see läbimurre ikkagi võiks tulla, on rohkem seal teenuste poole peal, aga see on miski, mis nagu teenused lähevad keerulisemaks, pakuvad sulle rohkem väärtust, eks ole, aga see on miski, millega see wallet iseenesest ei tegele. Kalev? Mingi eriti äge siuke tehnoloogilise nagu ime nagu kokkuvõtte. Ma ei ole see inimene ilmselt, ma tehnoloogia naivist ei ole vist kunagi olnud. Et ma pigem arvan, et see, mida 10 aasta perspektiivis võiks oodata, me endiselt peame ootama seda, et väga suuresti see alustehnoloogia või algoritmika, mida me kasutame, see on ebaõnnestunud selleks hetkeks. Või siis on katki. Meil on midagi totaalselt uut, me oleme elanud üle ühe väga-väga raske tehnoloogilise migratsiooni. Meil on väga esimesed alged alles sellest, kuhu minna, eks ole, ja meil on väga suur sõltuvus sellest, milles me täna oleme. Ja me ei ole ühtegi sellist nagu migratsiooni üleminekut ülemaailmselt teinud siin vähem kui 10 aastaga. Need on alati võtnud väga-väga kaua aega, aga ma väidan, et see revolutsioon peab juhtuma vähem kui 10 aastaga. See liikumine peab juhtuma kiiremini. See on see, mis on kindlasti, mis juhtub. Aga teine asi, mis nagu seda identiteeti puudutab, sest see nagu krüptograafia maailm puudutab väga palju muudki kui identiteeti, aga identiteedi osas hästi suur diskussioon ja mingisugused otsused, selgused peaksid tulema selle koha pealt, et selle inimese nagu autonoomia, privaatsus tagatised versus ühiskondlikud hüved ja vajadused ja inimese vajadus olla osa ühiskonnast ja saada neid teenuseid. Et kuidas seda nagu võimaldada siis erinevate kultuuride kontekstis, erinevate ka inimeste kontekstis kultuuri sees. Ehk need vajadused privaatsuse järgi ja soov saada hüvesid ühiskonnalt privaatsust loovutades, et see on olnud nagu selline hästi mitte nähtav osa sellest võitlusest. Kõik need nagu andmete andmised Facebookile, Google'ile, Apple'ile, eks ole, see on käinud inimeste vabad tahet pidi, see ei ole mingi tohutu regulatsioon olnud ja nad saavad midagi vastu. Küsimus, et kas see trade-off on nagu õige või see nagu kaup on nagu aus ja kuidas kaupa ausaks teha, kuidas teha kaup üldse avalikuks, et sa tead, mida sa mille vastu vahetad. See diskussioon, seda on näha natuke selles komisjoni töögruppide dokumentides, et selle üle käib teatud nagu nägelemine, aga seal on dogmaatiline nägelemine. Seal ei ole veel seda, et tegelikult maailmas on see spekter on ühest otsast teise, seal on nagu, et on kas nii või on naa ja see nagu
ükskõik kummas otsas, ei ole see teise otsaga nõus, et on sellised ikkagi väga suuresti vaidlustel põhinevad ja millegi kehtestamisele suunatud, mitte valikutele suunatud. Väike kommentaar veel, kui ma lapsi vaatan, see, millest me räägime siin enamasti on siis see riiklik identiteet ja see, mis et see sinu identiteet on seal muutumatu. See ongi see ametlik versioon, eks ole, aga et kui lihtsalt tulevikku vaadata, siis ilmselt see identiteet, mitte mis ei ole sulle riigi poole antud, vaid see, mis sa tahad ise olla või näida, eks ole, et see kindlasti ei lähe. See läheb nüüd käest ära, ma tean juba, kuhu sa sihid selle. Just, et ma lihtsalt, et mitte nii väga walletiga seonduvalt, eks ole, aga kindlasti seal muutub maailm. Meist mõni põlvkond noorematel inimestel on ikka väga suured valikud oma identiteedi määramisel, et ma olen näinud ka ühte mingit charti, kus oli neid versioone sellest naise meespoolest ikkagi rohkem kui 2. See on atribuut, see pole mingi identiteet. Ma mõtlen ka nagu mingid... Aga kui ta ei ole suga nõus, et sa paned selle number 4 või 5 sinna isikukoodi ette, vaata, ta tahab siin mingit muud numbrit saada. Et siis lähebki käest ära. Mitte ainult see, vaid ka erinevad avatarid ja nii edasi, eks ole, et kuidas sa nagu enda persooni või personaalsust nagu expressid. Väljendad just. Time is up, näitab mulle ekraan, aga kas meil on küsimusi saalist? Pigem nagu kommentaar, et kui ma kuulan seda digitasku juttu, siis mulle tuleb kuidagi kangesti tuttav ette Ukraina TIA. Et põhimõtteliselt nemad on ju selle nagu loonud seal, neil on olemas võimekus dokumente näidata ja mis on kõige toredam, et Poola ka aktsepteerib seda. Et meil on nagu põhimõtteliselt see imelugu sündinud meist natukene eemal. Muidugi see on võib-olla natuke savijalgadel, ma seda tehnoloogilist, seda tausta nii väga ei tea või ütleme nii, et ma tean, et seal pooltel juhtudel dokumendid lihtsalt ei olegi võimelised avalduma. aga jah, et selles mõttes kas ma olen õigesti aru saanud, et see on midagi taolist oodata? Sarnast ja see erinevus on tehnoloogiline, mida kasutaja tingimata nagu ei taju. Poolas on samamoodi, see on keeruline sõna, see, kuidas nad poola keeles ütlevad. Obi-water, jah. Et neil on see põhiline erinevus, mis TIA puhul on, ma illustreerin ühte seda tehnilist erinevust, on see, et iga kord, kui sa näitad seda mingit dokumenti, siis sa põhimõtteliselt annad sellele lugejale, ehk siis ma ei tea, politseinik või poemüüja või kes sul seal vastas on, annad talle siis selle sinu dokumendi tegeliku asukoha, mis on kuskil siis serveris, kuskil Ukraina serveris ja siis see server iga kord näeb, kus kohas seda kasutatakse, mis tingimustel, mis on täiesti aktsepteerimatu paljude eurooplaste jaoks. Et riigil oleks ülevaade see, et kus kohas ma mis tingimustel oma identiteeti või diplomaat kasutan, eks ole. Ja see tekitab sellised tehnilised nagu keerukused juurde ja asetab päris suured teistsugused nõuded nagu sellele seadmele. Mis on, Poolas on nagu natuke teistmoodi realiseeritud see, aga idee on jah sarnane, et seal on selline, et sinu identiteet ja sinu dokumendid on sinu, ma ei tea, äpis. Tere, mina olen Marika ja küberneetika digiidentiteedi valdkonna müügipartnersuhete juht. Ma testin teie pealt ühte küsimust, mida mu käest on minu küll selle väga lühikese karjääri jooksul selles ettevõttes, aga paar korda välispartnerid küsinud, et mis asja te siblite, et Apple ja Google teevad selle ära, kõik töötab, kõik saavad aru, kasutajate jaoks on see väga lihtne, mugav, tuttav kaubamärk, et milleks sinna kõrval veel mingisugune Euroopa Liidu digikukkur, et mis on selle konkurentsieelis, ja see puudutab just valdavalt inimesi, kes on kas kolmandatest riikidest, aga sama küsimust ma olen ka saanud koduvabariigi esindajatelt. Et mis see lühike ja lööv vastus peaks olema? Minul on ühes postkastis juba kiri, et Google'i Wallet on siin ja hakka kasutama. Et väga lihtsalt ja arusaadavalt, et mida sellistele kas provokatiivsete või puhtalollidele küsimustele vastata? See taandub usaldusele, eks.
et sõltub riigist, et mõnes riigis see olekski okei. Võib-olla. Noh, ma ei tea, lihtsalt sõltub sellest riigi poliitikute ja ametiasutuste nagu suhtumisest, aga see taandub sellele, mis määral on need kriitilised komponendid sinu kontrolli all. Ehk siis see konto, ma ei tea, turvalisuse ahel, eks ole, algusest lõpuni, et mis määral sina kontrollid seda ja mis määral sa pead usaldama mingeid osapooli, kes võib-olla ei ole isegi samas jurisdiktsioonis kui sina. Ma arvan, et see on see lühike vastus, et on sertifitseerimine, turvastandardid, mis on Euroopast nagu erinevad kipuvad olema. On need turvaasutused, kes tahavad sõna sekka öelda, eks ole, nemad tingimata, ühesõnaga, seal on nagu sellised erinevad tehnilised nüansid, mis määral kontrollida, milliseid algoritme kasutatakse, kuidas on see otsuse tegemise protsess, kuidas muutused toimuvad ja nii edasi, eks ole. See on kõik siis, mis ilmselt teatud nagu kriitilised riiklikud identiteedi hoiab seal teemal. Aga USAs on juba see toimunud. Ma vastaksin... Ei, ma vastaksin ikkagi sellele hoopis teise nurgalt ja see vastus on see, et kui Google ja Apple'i Walleti identiteedi claim on sinu turuväärtuse müümine turunduslikus kanalis, et kui palju tasuks sulle ja millist reklaame näidata. Tema identiteedi loomus on proovida sind profileerida, mis tüüpi tegelane sa oled. Sinu konkreetne isik tegelikult ei huvita absoluutselt mitte kedagi selles kontekstis. Ja kui me räägime sellisest riiklikust privaatsetest teenustest, kuhu tõepoolest on vaja mingi ligipääsu piirang panna isikule, siis ta lihtsalt ei sobi, need kaks asja ei sobi kokku hästi. Et see profileerimise osa ja see väga selge kindlus, et ainult see inimene saab ja mis tahes raha eest, ainult see inimene saab, eks ole, mida kasutada, see on hoopis teistsugused nõuded. Ma lõpetaks selle teema, ma provotseerin sind. Ma ütlen, et riik tahab teha proaktiivset teenuseid, ta teab, mis sinu üles juhtuma hakkab. Nii et selles mõttes võib seda näidata nagu natukene riigi poole ka, aga see on sulle kasulik ja see on vajalik ja see on riigi kohustus tegelikult sulle need teenused pakkuda. Seal me jõuamegi sinna, et peab tulema see revolutsioon, et mille eest vahetatakse. Jah, täpselt. Väga äge. Mul oli põnev. Okei, Maris jälgib aega, eks ju? Mul on tegelikult sama teema, üks jätku küsimus, et kui võtta täna ju hästi jõuliselt areneb ka see nii-öelda DeFi ehk siis detsentraliseeritud finants ja kogu see maailm ja selle tegelikult väga aktiivsed tegelased on samad mainitud Apple ja Google ja paljud teised. Siis küsimus on see, et kuidas on mõeldud ja kas sinnamaani mõeldud, et seesama siis see nii-öelda Kukkur ja see maailm, kuidas nad hakkavad koostööd tegema omavahel. Sest fakt on see, et sinna tsentraliseerub kokku ka väga palju inimeste nii-öelda pangandus- ja finantsalaseid asju, kus identiteet on väga oluline. Ma saan mitte nagu selgelt vastata, aga ütleme protsessi vaatest vastata, eks ole, et see viis, kuidas me see alus, mille alusel me tegutseme, on siis see EIDAS-e kontekst, on ju. See, mis sa viitasid, või palju, ütleme, finants ja nii edasi, ka juhiload ja e-tervis on nagu muud, nagu bürokraatlikus maailmas, nad on nagu muud valdkonnad, on ju. Ja siis see viis, kuidas me töötame, on, et me nagu justkui pakume platvormi ja peame siis selliseid, ma ei tea, teeme koostööd ja töötame koos siis nende nii-öelda domeeni omanikega. Ehk siis aru saada, mis potentsiaalsed nõudmised neil oleks selle platvormile, et kuidas seda võimalikult, et kas ja kui jah, siis kuidas kõige efektiivsemalt neid nõudeid nagu täita, eks ole. Et siis see ei ole välistatud, see ei ole nagu see, et see Kukkur peab ma ei tea, mingid makseid tegema, ei ole nagu spetsiifilise nõudena kirjas selles EIDAS-e nagu tekstis on ju, mis on meie siis selline nagu põhiline nagu nõude kogumik. Aga see ei ole välistatud ja kas tuleb siis selle koostöö tulemusena mingi aja pärast, eks ole.
no teisipidi tahaks, detsentraliseeritud maailmas eksisteerib väga suur hulk erinevaid filosoofilisi lähenemisi, kus eksisteerib selgelt see koht, kus igasugune riiklik, igasugune identiteet, ei tohigi olla üldse olemas. Et seda absoluutselt nagu pole. Et on olemas nagu osaline mingisuguses võrgustikus ja tema väärtus sõltub nagu võrgustiku hinnangust talle. Ja seal jällegi identiteet vastupidi ei ole üldse teema. Kui me vaatame sellist reguleeritud finantsi, siis reguleeritud finantsis identiteet on nii-öelda mingi alus, millele ehitatakse kogu finantsmajandus ja seal lihtsalt see kõik lähtubki sellest, kuidas on võimalik tuvastada ükskõik millist klienti. Mis iganes on turul olemas, küll nad seda kasutavad, et oma äri ajada. Ma ei näe mingit probleemi. Ma arvan, see põhiküsimus oligi pigem selle kukru loogikas, et neid kukruid ja platvorm on ju 2 asja, sest tegelikult neid teevad ju hästi paljud praegu erinevaid formaate, loogikaid ja nii edasi, et see huvitav lihtsalt näha, kuidas nad hakkavad omavahel kokku käima. Hetkel vist on see maksete teostamine nendes pilootides üks selge teema, et teatud hulk neid piloote praegu Euroopas ju lansseeritakse, proovitaksegi aru saada, et mis siis sobib millega kokku ja mille jaoks tehniliselt nõuded on erinevad, et ei ole mõtet kokku neid lükata. Makse ei ole otseselt selle identiteedi tasku loomulikult ülesanne. Küll aga ei ole mingi probleem, et kui ta nagu hästi sobitub, et keegi laiendab seda identiteedi taskut nõndamoodi, et seal küljes on ka see nagu maksevõimekus või siis vastupidi mõne maksevõimekusega juba eksisteeriva tasku sisse pistetakse see tükike identiteedi taskut. Et see koostöövõimekus on kindlasti laual ja otsitakse seda, et tahetakse võimalik suurt väärtust tuua. Laura tahab ka veel kommenteerida. Ja, ma arvan, et lõpuks taandub kõik sellele, et milline see kukkur kõige mugavam inimesel on. Kui Ave saab valida App Store'ist, mis ta võtab, siis kas ta võtab selle, mis Euroopa Liit talle pakub või ta võtab Apple'i oma või Google'i oma, siis ta võtab selle, mis on kõige mugavam tema jaoks. Nii et see on suur Euroopa Liidu väljakutse ka, et teha see kukkur nii ägedaks, et ta on ägedam kui Apple'i oma. Väga äge, ma arvan, see on mul 3. paneelijuhtud ja me pole kunagi nii palju üle aja läinud nii keerulise teemaga, nagu me täna siin tund aega või rohkem kui tund aega, tund ja 15 varsti arutasime, et hästi põnev oli. Minul on üks tellimus kodanikuna tehnoloogia arendajatele. Ma mõtlen selle peale, et ma käisin just enda ID-kaarti uuendamas, kõik oli väga äge, see uus, mis iganes putka, mis hõivas minu biomeetriat, allkirju, pilte, mis iganes ta tegi seal kõike. Et seda võiks nüüd ka distantsilt teha, et tegelikult seal Lasnamäel ei ole väga huvitav käia. Ja minu telefonil on sõrmejälje lugeja, eks ju, millega ma lähen ju sisse ka igasugustesse muutesse peentesse teenustesse. Et miks mitte siis seda rakendada ka sellisel väga praktilisel moel. See on üks teine uuring, mis me tegime. No tuleb uus paneel, me peame sellest veel rääkima. Et see on ikkagi utoopia praegu. Ja. Aga hea küsimus. Praegu tõmbame osad kokku.